Tere kõigile! Kui suur asi, et me saame olla Jumala sõna juures koos. Ja kõnelda Jumalast. Ma loen psalmide raamatu 71. peatükist, psalmid 17 ja 18. Ja kui ma neid lugesin, mõtlesin, et need võiksid peegeldada ka minu kui teoloogi kreedot. Jumal, sa oled mind õpetanud mu noorest east ja sest saadik ma kuulutan sinu imesid. Ära siis jäta mind maha, Jumal, kui ma lähen vanaks ja halliks, kuni ma kuulutan sinu käsivart praegusele põlvele ja su vägevust kõigile järeltulijaile. Kujutate ette, meile inimestele on antud ülesanne rääkida Jumalast. Peegeldada midagi oma aruteludes, oma muldsete sõnadega selle kohta, kes on Jumal, kus ta on ja mida ta teeb. Teoloogia, ükskõik kas see on akadeemiline teoloogia, õppeasutuses tehtav teoloogia või teoloogia, mida sa välja elad, sest igal inimesel on oma kõnetus, oma arusaamine Jumalast, mida ta elab välja. Ka kõige tavalisemal koguduse liikmel. Isegi nendel inimestel on teatud mõttes teoloogia, arusaamine Jumalast, kes ei ole koguduse liikmed. Aga kogudusel on see ülesanne eriliselt antud. Jumala kohaloleku märgid on midagi niisugust, mida me saame jagada, kuidas tema ennast nähtavaks ja kuuldavaks muudab. Aga kes oleme meie, et rääkida Jumalast? Kes olen mina, et rääkida Jumalast? Kas see ei ole võimatu ülesanne? Kust me üldse võtame, et me suudame midagi mõistlikku Jumala kohta ütelda? Kas pole nii, et nagu psalm 2:4 ütleb, see, kes taevas istub, naerab? Ja sellepärast esimene asi, mida ma täna tahaksin öelda, kui sina igatsed mõista Jumalat ja igatsed midagi sõnastada tema kohta. Esimene asi, mida ma tahan meelde tuletada, on see, Jumal on mõõtmatult suurem kui meie arusaamine ja rääkimine temast. Veel enam imeasi, et Jumal üldse meiega tegemist teeb. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mida sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed? Ja võib-olla, et sa oled juba jõudnud mõelda, et Kristus tuli otsima kadunuid, et ta on meie sõber, et ta kutsus oma jüngrid ja et temas on meil ligipääs Jumalale. Aga oota hetkeks. Meie suhe Jumalaga saab sügavama vaatenurga nagu psalmistil, kui me alustame imestusest, hämmastusest, majesteetlikkuse kogemusest. Kas me vabakogudustes järsku ei hüppa liiga kiiresti tuttavlikkuse juurde? Oma mõttega, oma süsteemidega, oma kirjakohtade loeteluga arvame, et me suudame Jumalat ära haarata ja seletada teistelegi. Aga Jumal on mõõtmatult suurem. Kui Jumal oleks haaratav meie mõttekäikude ja selgitustega, siis ei oleks ta enam Jumal. Siis oleksime meie jumalad,
kes võtavad Jumala ette ja vaatavad teda. Hoopis Jumal võtab meid ette ja tunneb meid läbi ja läbi. Pisut keerulisemalt öeldes, ja seda keerulisust siin seminaris natukene nuusutame ka, ma kasutan Karl Barthi sõnu, Jumal on alati subjekt, mitte objekt. Meie oleme objektid. Jumal võtab meid ette. Või teiste sõnadega, Jumal on Jumal, mitte mõni jumalakene. Issand, sa uurid mind ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui ennäe, sina, Issand, tead selle kõik ära. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Aga miks me siis üldse peame Jumalast rääkima, kui see on nii võimatu? Kõigepealt meil on Jeesuse suur missionikäsk, mis ütleb, et me peame minema ja õpetama inimesi pidama kõike ise ka muidugi pidama, mida tema on öelnud. Mattuse evangeeliumi lõpus on see öeldud. Võib-olla võiks isegi rohkem öelda. Meil on ka ülesanne kuulutada Jumala tegusid, tema kohalolekut, märgata seda ja sõnastada ja tunnistada sellest, ja see on seotud suure armastuse käsuga. Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk ja armasta ligimest nagu iseennast. Mõistuse rakendamine, et saada aru, kuidas Jumal suhtestub selle maailmaga, kuidas ta on inimeste keskel ja mis siis toimub. See on armastuse küsimus. Teoloogia on armastuse küsimus. Armastada Issandat oma mõistusega, oma südame ja hingega, ühesõnaga terve olemusega, kõigi vahenditega. See ei tähenda mingisugust kuivikute konverentsi. Kirikuisad mõistsid, et teoloogia on seotud nii arutlemisega kui ka palvetamisega. Ja ajaloo käigus on need kaks asja teineteisest muutunud lahus olevaks rohkem kui kirikuisade ajal. Valgustusaeg on rõhutanud mõistust nii palju, et isegi teoloogid on unustanud palvetamise ära mõnikord. Aga ma tahaksin täna öelda, et need kuuluvad kokku. Palve ja küsimus Jumala kohta. See ei ole lihtsalt loogika või kellegi teise mõtteterade kombineerimine. Ehkki alandlik meel mõistab, et ka teiste ja varasemate põlvede otsingute tulemusi tuleb tänulikult vestlusesse kaasata. Teoloogia on üks Jumala ja ligimese armastamise viisidest ja ma kordan seda veel kord, mitte ainult ülikooli teoloogia, mitte ainult seminari teoloogia, mitte ainult õppinud teoloogide teoloogia, vaid meie kõigi rääkimine ja kõne Jumalast. Meie kõigi teoloogia, mida me elame välja, sellepärast me elame välja mingisugust arusaamist sellest, kes on Jumal ja kus ta on ja mida ta meilt ootab. Sellepärast tuleb Jumalast kõnelda, et Jumal on suhete Jumal. Ta ei ole ainult müstiline udukogu ja ta ei ole ka meie kambamees. Aga ta on inimese loonud uskumise võimega, Jumala poole pöördumise võimega. Seda võimalust mitte kasutada tähendaks salata iseenda Jumala näolisus, muutuda kellekski, kes tuhnib mullasega tõsta iialgi pilku tähtede poole. Kõik on ta omal ajal hästi teinud, ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma, et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni, ütleb tark koguja oma 3. peatükis. Ma ütlen lihtsamalt, me räägime Jumala tegudest sellepärast, et me oleme tema lapsed. Me otsime tema kohaloleku märke, me küsime Jumal, mida sa minult ootad ja mida sa ootad meilt Jumala rahvana ja kogudusena. Mida sa ootad meilt, sellepärast, et me armastame sind, sellepärast, et Canterbury Anselmi
parafraseerides, meie usk otsib mõistmist. Aga kus me peame Jumalast rääkima? Igal pool, sest Jumal on igal pool. Kui me igatseme Jumalat kirjeldatud viisil, siis mitte lihtsalt emotsionaalselt, vaid teadlikult otsides, nähes vaenava ja panustades, siis hakkame märkama, et teoloogia on igal pool. Küsimus Jumalast on igal pool. Meie kõige argisemates hetkedes, meie töö juures, koolis, tänaval. Umbes nii, nagu Dostojevski ütles kord, kogu mu elu on Jumal mind vaevanud. Ja ta mõtles sellele seda, et kogu mu elu on küsimus Jumalast mind saatnud, ma ei ole sellest iialgi lahti saanud, ma ei saa seda raputada endast maha. Kui ta on siin, siis mida see tähendab ja mida mina pean tegema? Dostojevskil on õigus ka selles mõttes, et teoloogia on kõigepealt küsimuste esitamine, mitte vastuste andmine. On kindlasti ka usklikke ja teolooge, kes tegelevad kogu aeg vastuste andmisega, läbemata kuulata, mis on küsimus. Või nad arvavad, et nad teavad juba ette oma ligimeste küsimusi nagunii. Aga uskuge mind, need ei ole head kristlased ega head teoloogid. Kristus ilmutas meile Jumalat kannatuses ja ülekohut taludes. Kus on Jumal? Kõige selgemalt ilmub ta Golgatal. Kõige selgemalt ilmub ta ülestõusmise ja Golgata vahele jäävate päevade segaduses ja teadmatuses ja valus. Kõige selgemalt ilmub ta naiste jooksusammudes, kes kiirustavad hauale, sest nad ei tea, mida nende õpetajaga on tehtud. Me leiame Jumalat ka täna, seal, kus on valu ja kannatust. Me leiame teda nõrkade ja kaitsetute poolel, selgemalt kui nende keskel, kes on enesega rahul olevad. Iga teoloog peab arvestama, tema sõnades on vähe Jumalat, kui need sõnad on sündinud turvalise kabineti vaikuses, tugeva ja kaitsepositsioonidele asunud kildkonna müüride taga või ükskõiksuse elevandiluust tornis. Üleöö šokeeris mind teada, et mu head sõbrad, kellega me olime väga lähedasteks saanud, perekond Süüriast on Eestist kiirustades lahkunud. Pere ema, kes kannab viimast kuud nende 3. last, koges viimastel nädalatel korduvalt ülekohut, sõimu ja ahistamist. Kui pere sõltis Bolti taksoga ja ema, et natukene värsket õhku saada, avas auto akna praokile, pidas autojuht auto kinni, karjus nende peale, ütles, ärge puutuge siin mitte midagi, minge minu autost välja, ma lõpetan selle äpi kohe. Sadas vihma ladinal. Isa, ema, 5-aastane Hassan ja 4-aastane Marina. Nad olid kaitsetud, sest nad ei suutnud nii kiiresti eesti keeles reageerida, kuigi isa oli hakanud väga kiiresti eesti keelt õppima. Nad olid kaitsetud, sest nad ei soovinud pahandusi, sest nad kartsid, et see võib nende elamisloa pikendamisele mõjuda. Niisuguste inimeste suhtes on kerge ülekohut rakendada ja oma viha ja eelarvamusi välja elada. Väga kerge, sest nad on nõrgad. Ja seal ei ole küsimus selles, et me otsime mingisugust valemit, kuhu me paneme poliitika muutuja ja hirmude muutuja ja selle, mis toimub Afganistanis muutuja ja terroristide muutuja. See on olukord, kus tuleb kõigepealt olla inimene. Ja kui siis on jõudu ja tarkus, siis olla ka kristlane. Kus on Jumal selles olukorras? See on teoloogi küsimus.
Kui Kristus on kannataja poolel, siis on Jumal selle islami usulise perekonna poolel. On selle 5-aastase poisi värisevates kätes, mis klammerduvad vanemate riietesse. Ta on pereisa jõuetuses, kes ei tea, kuidas oma armsaid kaitsta. Ta on raseda ema südame all, hoides veel sündimata beebit, kes ei saa aru, mis maailm see küll on, kuhu ta mõne nädala pärast sünnib. Teoloogia, mis ei suuda vaadata 4-aastase Marina hirmunud pruunidesse silmadesse, ei ole kärbsemustagi väärt. Kas me näeme Jumalat nagu halastaja samaarlane, selles, kes on kaitsetu? Kas ma olen nende poolel, kes kannatavad ja kellele tehakse ülekohut? See on teoloogi väga raske ülesanne, leida Jumalat seal, kus me ise ka ei ole turvalised. Samaarlase loos ei lähe Kristus oma jutustuses kaasa mitte leviidi ja preestriga templisse, vaid ebapuhta ja segase usuga samaarlasega. Jeesus ei räägi, mis toimub templis, vaid ta räägib, mis toimub trahteris, kuidas haavatu eest makstakse ja millised jutuajamised seal on. Kujutel, Kristus läheb hoopis selles suunas Jeruusalemmast kaugemale. Ma olen viimasel ajal kohanud kristlasi, kes on rõõmsad, et Eesti rahvas on kuulnud sõnumit parandage meelt. See on oluline sõnum ja see on hästi. Aga kristlastena ja teoloogidena peame me alustama endast ja peame küsima, kuidas meie meelt parandame, kuidas meie Jumalat leiame, mida Jumal meilt ootab, kuidas meie oma ülbuse maha saame panna, kuidas meie võime loobuda, et leida, kuidas meie võime vähem peegeldada teooriaid ja õpetusi ja rohkem Kristust. Me peame parandama meelt, et me ei kardaks astuda nõrkade poolele, sest seal on kõik võimas Kristus, valitseja ja võitja, pantokraator. Ja see viib mind viimase mõtte juurde. Teoloogi ülesanne, olgu see siis akadeemiline teoloog või ükskõik meist, kes Jumalast püüab rääkida, see ülesanne viib meid kitsale rajale. Sest teoloogia peamine ülesanne on järgida Kristust mõtestatult, arukalt, otsustavalt ja julgelt, sest ori ei ole suurem oma isandast. Kristus ilmutas Jumalat keset Golgata üksindust, Jeruusalemma mäslemist ja isegi jüngrite põgenemist. Ja kui sa tahad olla teoloog, kui sa tahad olla inimene, kes räägib Jumalast ja räägib sellest usutavalt ja läbitunnetatult, mitte pealiskaudselt ja üle rinna, siis on sinul ees sama teekond, mis oli Kristusel. Jeesusele esitati kiuslikke küsimusi. Ta palvetas kord, miks sa oled mind maha jätnud? Ta läks ristile sellepärast, et see ilmutas isa päästeplaani. Oleks tore, kui me leiaksime oma teadmistele aupaklikke kuulajaid. Ja mõnikord see ime juhtubki, aga garanteeritud seda meile ei ole. Ja õpetussõnad ütlevad, kes lisab teadmisi, see lisab valu. Ükski teoloog ei saa teha teoloogiat ilma valuta. Aga just seal on Jumala au kõige suurem. Just seal ilmutab ta ennast kõige kirkamalt. Just seal on ta kõige lähemal. Just seal on ta kõige kogetavam ja tõelisem. Seal, kus teadmatus ja segadus vallutavad südant, seal koidab ülestõusmise valgus ja seal ütleb Kristus, ärge kartke, mina olen see. Ja ta puhub meie peale ja ütleb, rahu olgu teile. Just seal, Emmause teel, lähevad nende silmad lahti ja nad tunnevad tema ära. Teoloogia on valus ja tervendav ühe korraga.
Mõned loobuvad sellest, sest nad hakkavad nurisema, miks ei ole otseteed, miks me peame siin elus Jumalat otsima nii käänulisi radu pidi, miks elu arvutiekraanil ei ole otsetee ikooni, miks nii palju ekslemist, miks tihnikus käimist, miks kriimustusi. Aga just see tee viib avarusse. See ongi kitsas tee, mis viib Jumala suurema tundma õppimise elusse. Kallid tudengid, koguduse liikmed, sõbrad, kaasõppejõud. Mul ei ole teile lubada teoloogia õppimise, olgu siis seminaris või väljaspool seminari, teoloogia õppimise vägevat kogemust. Väest väesse käimist, tarkusest tarkusesse astumist. Seda mul ei ole. Mul on ainult öelda, et Jeesus ise ütles kord, Jumal, kus sa oled? Ja tema jüngrid kordasid Emmause teel kajana ja meie arvasime, et tema on see issand, kes Iisraeli lunastab. Aga mul on siiski lubada midagi veel, sellepärast et Püha Kiri ja Jumal ise oma pojas Jeesuses Kristuses lubab seda. Mul on lubada seda, et kui me ühineme Emmause tee teoloogiliste vestlustega, raskete küsimustega, teadmatusega, isegi ahastuse tundidega, siis võib meiega juhtuda see sama, mis juhtus jüngritega Emmause teel. Nende silmad läksid lahti ja nad tundsid tema ära. Aamen. Me tõuseme ja palvetame. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.